Tere taas, teadushimuline raketisõber, kes sa järjekordselt oled leidnud oma tee Rakett 69 veebisaadete juurde. Täna räägime sellest, kuidas täituvad kiiresti lennukite turvaliud ehk lihtsustatult, kuidas võimalikult kiiresti kilekott õhku täis puhuda. Mul on siin selline kilekott, kilest siuke toru ja selle kilekoti täispuhumisel esimene mõte võib olla, et teeme siia võimalikult õhutiheda ühenduse enda suu ja koti vahele ning hakkame puhuma. Selline puhumine võtab aga väga palju aega ning see kott täitub väga aeglaselt. Nagu me näeme, siis 5 puhumisega umbes pool sellest kotist läks õhku täis. Kuidas saaks seda kiirendada? Selle jaoks tuleb kasutada seda õhku, mis on siin meie ümber ning suunata ka see kotti. Tühjendame koti ning avame selle koti suu nii, et ei topi enam oma suud siia vastu, vaid hoiame paarikümne sentimeetri kaugusel. Kui nüüd puhuda, siis see liikuv õhuvool paneb liikuma ka õhu siit kõrvalt ning see tõmbab kotti juurde veel seda ümbritsevat õhku. Ning nii saamegi selle koti täita kõigest ühe puhumisega. Ning kott on täis. Nii toimivad ka lennukite turvaliud, kus balloonides olev suruõhk on piisav tihti vaid 1/3 turvaliu täitmiseks. Ülejäänud õhk võetakse aga ümbritsevast atmosfäärist. Ja nii toimivadki lennukite turvaliud. Kui tulevikus on vaja mõnd kotti täis puhuda, siis nüüd teate, et tasub pigem distantsi hoida.